alustama. Nii, tere tulemast eDwinningu veebiseminarile eDwinningu pärlid 2025 Eesti ja Euroopa võiduprojektid. Mina olen Laura Vetik, eDwinningu projektijuht ja minuga on täna siin kaks, võiks öelda siis selle aasta kõige võidukamat eDwinningu õpetajat, Ülle Kreos Saaremaa gümnaasiumist ja Jelena Rätik Tallinna Sõbrakese lasteaiast, kes siis tutvustavad täna teile oma projekte. Kuid enne, kui me liigume projektide juurde, siis tõesti mõne sõnaga eDwinningust, mis ja miks, ja seejärel siis juba eDwinningu projektidest lähemalt. Nii, aga eDwinning on Euroopa suurim õpetajate kogukond ja koostöövõrgustik, mis toetab veebipõhist rahvusvahelist koostööd ja projektõpet eri riikide klasside ja lasteaiarühmade vahel. Ehk et siis eDwinningu abil saab läbi viia veebipõhiseid projekte ja selle jaoks on siis selline spetsiaalne Euroopa koolihariduse platvorm loodud, kus kogu seda tegevust turvaliselt ja mugavalt läbi viia. Ja eDwinningu selline keskne idee ongi siis projektide läbiviimine klasside ja lasteaiarühmade vahel ning kindlasti eDwinningu üks suurimaid boonuseid on siis tohutu suur andmebaas, sest nagu ütlesin, on tegemist Euroopa suurima õpetajate kogukonnaga, nii et väga hea võimalus leida koostööpartnereid üle kogu Euroopa. Ja eDwinningusse on siis kaasatud üle 40 riigi. Need on lisaks Euroopale ka Euroopa nii-öelda naaberriigid, on ka selliseid eestlaste jaoks natukene eksootilisemaid paiku, näiteks Jordaania, Tuneesia. Nii et on võimalik teha ka nende riikide õpetajate õpilastega koostööd. Oleme siis eDwinningu programmis olnud juba 20 aastat, nii et Eesti õpetajad on siis 20 aasta jooksul saanud osaleda, üle 5000 Eesti õpetaja on osalenud eDwinningus ja aastast 2014 on eDwinning ka osa Erasmus+ programmis, toetades kenasti siis ka näiteks Erasmuse õpirändeid veebipõhise koostöö abil. Ja mainisin juba, et kogu tegevus eDwinningus toimub siis Euroopa koolihariduse platvormil, kus kogu selle tegevuse läbiviimiseks on siis sisse ehitatud funktsionaalsused ja võimalused. Nii, aga paari sõnaga ka sellest, et miks üldse veebipõhist koostööd teha. Tegelikult selline veebipõhine projektõpe on ülimalt paindlik ja seda on tõesti võimalik kasutada pea igas aines, seda on võimalik siduda erinevate ainete vahel. Kindlasti soovitame seda nii palju kui võimalik siduda otseselt õppekavaga, nii et läbi eDwinningu projektide viiagi siis ellu õppekava järgseid tegevusi, mida niikuinii klassis läbi viia. Miks mitte siis seda viia natukene sellise rahvusvahelise hõnguga. Kindlasti ütleks, et eDwinning on kaasav, sest et eDwinningu projektides saab tõesti osaleda terve klassiruum. Kuna tegemist on veebipõhise koostööga, siis digipädevused nii ehk naa arenevad nii õpetajal kui õpilastel, kes nendes projektides osalevad. Ja kindlasti siis rõhutaks ka seda, et tegemist on tasuta platvormiga, et kõik tegevused õpetaja jaoks on tasuta ja mingisugust aruandlust ei kaasne. Teie saate ise otsustada, kellega, kui kaua, mis projekte teete. Kui mõni projekt jääb juhuslikult pooleli, siis ka sellest ei juhtu mitte midagi. Ja eraldi rõhutaksin ka turvalisust, et platvorm on turvaline ja selle nimel pidevalt töötatakse. Nii, aga tegelikult siinkohal ma lõpetaksingi enda väikese sissejuhatuse meie tänastele esinejatele ja annaksin sõna Tallinna Sõbrakese lasteaia õpetajale Jelena Rätikule, kes siis tänavu tõi eDwinningu kõige tähtsamalt ürituselt Euroopa projektivõistluselt lasteaia kategoorias esikoha. Nii, palun, Jelena, lava on sinu. Tere kõigile, mind on kuulda. Täna mina tutvustan teile rahvusvahelise projekti Schoolnest heaolu koht, mis keskendus
3–6-aastaste laste emotsionaalse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu toetamisele. Projekt toimus Erasmus pluss K1 ja e-twinningu raames. Erasmus pluss programmis osales ainult meie Kreeka poolt partnerid. Ülejäänud kõik osalesid ainult e-twinningu platvormis. Ning selles osalesid meil mitte erinevad Euroopa lasteaeda meeskonnad, kellega ma tutvustan natukene hiljem. Meie projekti eesmärk põhines Euroopa lasteaeda koostööl. Kõige tähtsam oli meil toetada heaolu õpikogukonda, mis toetaks laste terviklikku arengut. Fookuses oli mänguliselt õppimised, emotsioonide märkamise ja juhtimised, mitmekesisuse väärtustamine, õpetajate professionaalse arengu toetamine ja perede kaasamine. Eesmärk oli tõsta laste enesehinnangut, arendada nende loovust, suhtlemisoskust ja koostöövõimet. Eesmärgiks me panime erinevad eesmärgid nii õpilastele kui õpetajatele ja vanematele ka. Proovisime rohkem kaasata meie projekti tegevuses vanemaid. Ja erinevaid meetodid projekti käigus kasutasime, nendest natukene räägin edasi. Meie projektis osalesid erinevad partnerkoolid, nendest Eestist oli Tallinna Sõbrakese lasteaed, Kreekast oli mitu lasteaed kaasatud, Slovakkias, Tšehhis, Türgis, Portugalis ja Hispaanias. Ja kui me olime Brüsselis aastakonverentsil, siis meil oli kokku 17 õpetajat. Ja nii me jagasime oma tööd. Alustasime meie projekti sellest, et rääkisime, missugused reeglid on internetis, kuidas me saame sirvida internetis nii, et ei teki mingid ohtud lastele. Ja selleks kirjutasime reeglid ja meeskonnadega jagasime paarideks ja paarides joonistasime, kasutades Colorillo tarkvara, et joonistasime need reeglid, mida me leppisime kokku ja siin on näha mõned nendest. On näha, et näiteks, et kui sa loogid sisse interneti, sa pead mõtlema välja oma salanimi ja et sa oled tolerantne ja lugupidav, kui räägid kellegi teistega internetis. Järgmiseks meil oli välja mõelda selline logo, et logo mõtlemiseks me kaasasime kõiki partnerid ja iga partner valis endale ühe ese, mida ta joonistas või kleepis või meisterdas nii, nagu ise lastega nad kokku leppisid ja igaüks tegi mingi ühe esse, mis me pärast koos panime meie logo. Logo on meil siin näha, kui on kirjutatud Schoolnest, et meie valmisime sellised väiksed linnukesed, lapsed jätsid oma sõrmejälje, panid silmad, kleepisid nokad ja joonistasid saba ja jalad ja nendes me saime sellised ilusad oma tööd pärast näha enda logos. Varem projektide käigus me ise panime tutvustus oma meeskonna, oma klassi, kas see oli mingid pildid, kasutasime AI võimalused. Sellel projektis meil tuli selline mõte, et miks mitte kaasata vanemaid ja lapsevanemaid meil tegid pilte oma lapsega koos ja ise andsid väikese iseloomustus, et missugune laps neil on, et missugused tugevad küljed tal on, mida ta armastab ja sellised vahvad padled siis loodud sein meil oli, kus iga
meeskond erinevatest riigist kasutas pilte vanemate poolt ja väikene selline lugu oma lapsest. Väga tore ja teistmoodi töö meil tuli ja lapsevanemaid olid väga õnnelikud, et nad saaksid ka projekti käigus oma lapsest rääkida ja oli nagu kaasatud meil ka projekti tegevusesse. Oli selline hea kogemus. Ja meie tegevused olid kuu kaupa jagatud ja iga kuu me tegime erinevad tegevused ja nüüd ma hakkan rääkima meie projekti tegevusest, peatudes iga kuu kaupa, et näiteks selle novembrikuu tegevused. Alustasime me sellest, et iga partnerkool läks ekskursiooni lähedas oma õppeajal või läheduskeskkonnas, et korjata erinevad looduslikud aared, mis on lehed, pulgad, erinevad materjalid, mis me võiksime leida sel ajal. Kui on need kõik olid korjatud, me tegime väikese sügise näituse ja näitasime teistele, mis meie leidsime. Peatusime ka sellest, et proovime ka teha oma retsepti looduslikku taignast, et kuidas me võime ise seda teha, et pärast voolida. Et sellest tuli välja meil selline elektrooniline raamat, kus on kirjas erinevad retseptid, kuidas saab taignast valmistada, kasutades erinevaid materjalid ja millest pärast on võimalik ka teha erinevad esemed. Sügised tegevused jätkusid. Me lugesime lastega hiiglaslikku naerist, Gigantic Turnip ja koos joonistasime seda lugu digitaalselt Colorilos abil. No, läks, jah. Kahjuks tuli mul iga aastaaja puhul me koostasime ka sellise sõnavara. Et mul juhuslikult läks see link töötas niimoodi, ma proovin tagasi õigele. Nii, tuli tagasi. Noh, mõnikord nii juhtub, proovin teistmoodi, nii. Sügise ajal meie kontsentreerusime kõik, et meil kõikidel on olemas kõrvitsaid ja meie korjasime kõrvitsaseemned ja nendes me tegime sellise mosaik. Iga partner sai väikene tükikene, mis oli vaja ka teha kasutades kõrvitsaseemneid ja selline üks peatükk igal ühel ja siis tuli terve pilt selline, et kõrvitsalugu. Ja kuna kõrvitsad me mainisime partneritega, et kõikidel on see olemas, me proovisime keskenduda sellele ja valmistasime kulinaaria selline raamat, kus me korjasime erinevad retseptid, mis saab teha kasutades kõrvitsaid. Et seal meil on olemas nii pankooke kui ka küpsised, nii supp ja erinevad praed. Oli väga vahva nii ise valmistada ja samas pärast proovida teiste partnerite retseptid. Selline retseptiraamat meil tuli välja. Kuna me olime valmistanud taignas ja taignas oli tehtud ka looduslik ja meie mõtlesime, et me kirjutame sellise sõbra lugu ja sõbra lugu kirjutamisel me voolisime erinevaid tegelased ja igalüks voolis tegelane ja kirjutas väike lugu ja meil tuli selline hea sõbralik jutt, kus peategelane ka oli kõrvits, et kõrvitsa abil ka.
Siis meil tuli juba detsembril ja talvised aared ja kaunistused. Samuti käime ringi, vaatame, mis meil on võimalik näha ja korjame looduslikud esemed. Kaunistame ja teeme talvepuid, kasutades neid materjale, mis me korjasime õues. Valmistame meie talvine sõnaraamat, kus paneme ka kirja kõike ja tõlgime nii inglise keeles, tõlgime oma keelde ka. Õpilased meil märkasime, et meil loomad on ju ümbritsevas keskkonnas ja nemad need vajavad ka toitlumist. Otsustasime lastega, et valmistame neile sellised kohad, kus nad saavad tulla ja toidu kaunistusse saama ka sööki. Ja kaunistasime meie puud meie õue allal ja kus nägime ja märkasime, missugused linnukesed tulevad. Meil käis ka Jaanes õues alla, kes proovisid erinevaid sellised ilusad toidu valmistatud riputavaid tükikesed, mis me tegime lastega. No, nii, läheb mul. Teine lugu, mis me õppisime ja lugesime lastega, oli 3 kassi ja 1 soov. Lugesime läbi seda raamatu ja siis meil tuli selline idee, et me teeme väljakutse teiste lasteaedadega. Et me peidame seda tähe, mis lapsed peaksid kasutades erinevaid robotid, peaaegu kõik kasutasid Beeboti. Otsime seda tähe ära, kus ta on, et kasutades ainult nooled, tulid selline kott, kus olid ainult nooled ja lapsed peaksid seda nii panema matile, et leida seda tähe. Detsembris on nagu kõikidel lasteaedadel selline ootamisaeg ja kaunistamisaeg ja me ka olime valmis teha erinevaid esemed ja kaunistused ja sellega tahtsime ka jagada teiste õpetajatega. Me korraldasime sellise näituse, kus ise valmistatud ja taaskasutades valmistatud materjalidest meil oli selline näitus ja erinevad kaunistused tehtud lasteaias. Samas me mõtlesime, et see selline aeg, kus meil on tore olla ja me ootame erinevaid sellised oma mõtted, oma soovid, tahame, et need täidaks. Samuti on olemas inimesed, kes ka seda ootavad, aga võib-olla nii või teistmoodi see ei tule, et me mõtlesime, et osaleme siis heategevusürituses. Meie korjasime erinevaid materjali vapruse-kasti, korjasime koos lastevanematega ja lastega. See oli ka kaasatud tööd, kus koostöö oli lastevanematega ja viisime seda vapruse-kasti haiglasse. Näiteks siin ka pildil on näha Kreeka partnerid, nad käisid erinevates kohtades ja viisid jõulukaarte. Jaanuari tegevused. Lumememme raamatu väljakutse. Esiteks meie vaatasime Chatterpixel loodud videot, kus ilmus Lumememm, kes annab ülesande raamatut lugeda ja oma lugu esitleda. Selles me algasime ja lugesime seda raamatut ja panime ka raamatu. Iga meeskond valib loo ja kirjutame ja esitame selle lühikese kirjelduse abil. Kuna lumememmed hakkavad jutustama oma lugu, mis põhineb nende päritolud ja kultuurilistel iseärasustel, samuti saavad lumememmed tutvustada mitmekesise kontseptsiooni. Me vaatame The Snow Family või me teeme The Snow Family Story ja iga partner teeb ise enda väikese sellise lumememme, kasutades erinevaid materjalid. Rohkem ikkagi me proovisime taaskasutada midagi ja räägib oma
väikene loo, kus ta elab või kus ta tahaks elada, kus tema perekond asub. Niimoodi meil väljub selline raamat, kus on olemas erinevad lumememmed, kes elasid erinevates kohtades. Teiseks me proovime neid väiksed, kui on valminud need lumememmed, me teeme ka challenge'i, et väljakutsed, kus õpilased peavad arvata, missuguses lumememmest on jutt. Igaüks paneb kirja, me kasutame Chatterpixeli sellise hea võimaluse, et kui sa pildistad ühe esemed ja siis sa võid panna oma hääl, lapse hääl, kes siis joonistate sellele esemele suu ja ta räägib siis teil on võimalus nagu seda elustada. Ja niimoodi meil lapsed teevad väljakutse teistele leida üles, missugune lumememm oli neil mõeldud, kas mingi esemed ja annavad neile ülesanne. Veebruaris, kuna meil oli selline lumememmest jutt, me mõtlesime, et me teeme ilmavaate, ja paneme seda kontrolliks, et me paneme kirja, missugused ilma me näeme, et kui palju meil on lund või ei ole, kas päiked on olemas ja pärast seda, kui seda tegime, meil tulid erinevad küsimused lastelt, et neil oli sellised küsimused, et kui teil on nii palju lund, kuidas te lähete lasteaeda, aga kas on võimalik pimedas ajas töötada? Erinevad sellised väga huvitavad küsimused laste poolt tulnud ja nad esitasid erinevatele riikidele ja meie peaksime nendele vastama koos lastega. Oli väga huvitav ja selline tuli välja meil brošuur, kus on kirjas kõik need küsimused ja vastused. Vaatasime lumememma lugu. The Snowman, selline multfilm. Me joonistasime mõned asjad koloriilas ja samas tegime ise endale seda videot, kus me jagasime seda Snowmani jutt väikese tükikeks ja iga partner tegi sellest video ja me valmistasime enda lumememme lugu. Ja need stseenid pärast nagu roolimängudest teeme seda videot valmis. Meie poolt Snowman. Temaatiliselt meil on ka kliimamuutused ja räägime sellest, et kuidas me võime päästa jää. Sellised tulevad eksperimendid meil, et me proovime, lapsed toovad kodust jää erinevates viisil, kas käekotis või kasutasid fooliumi, kasutasid erinevaid purgid termosse ja me proovime säästa seda jää enda lasteaias, enda ruumis. Vaatasime ja paneme kirja, missuguses kas kotis või termosis, kust paremini säilib jää. Globaalse soojenemise temaatilised voldikud, peresed ja lapsed valmistavad meil koos sellised väikestele valgele paberilehele oma eesmärgi 24. aastaks ja toovad selle kooli ja meie koos valmistame sellise lumememme, kus on kirjas erinevad soovid. Märtsi tegevused. Mõtlesime nii, et õpime nii palju, et tahame ka midagi endale huvitavat ja uut. Teeme sellised webinaarid koos õpetajaga, kus räägime erinevatest õppemetoodikast. Ja sellest meil tuleb selline materjal, kus me paneme erinevaid tehnikad, nendes kirjutame lahti ja õpime teist õpetajat, kuidas saab seda kasutada. Väga huvitav oli professionaalne areng meile juba. Ja tuleb järgmine väljakutse lastele.
et iga partner ütleb mingi värv, mis me peame otsima meie õuesallal. Ja sellest me peaksime õuesalla ära leida ja teha pildi lastega koos. Lapsed ise pildistasid seda esemed ja siis tuli meil sellised väljakutsed, kuna meil ei ole nii rikas värviline õue alla märtsikuus veel meil on kuidagi rohkem pruun, meil näiteks lilla, esiteks meil paluti leida midagi lillat, aga tol ajal veel ei olnud meil nii palju lille õues ja meie palusime ikkagi vahetada seda värvi, kuna ei saanud me leida meie territooriumil sellised värvi. Kuna oli leidnud need värvid, koostatud sellised kollaažid, me mõtlesime, et nüüd meil on võimalik moodustada suvelille. Kõik koos, me tegeme need värvid, mis me leidsime, paneme koos ja tegime sellise lille valmis. Hakkame otsima kevade elemendid meie õuesallal ja lapsed panevad, iga partner teeb väikene selline vihik, kuhu lapsed märkavad sügise elemente, mida nad leiavad ja kuidas nad saavad aru, et ikkagi meil on kevad käes. Sügis, ütlesin kevad käes, vabandust. Ja ise lapsed pakuvad välja 3 kevadi sõna ja me teeme uue meie sõnastik või meie Archimboldo, meie kasutasime Archimboldo esiteks sügisel, kui me leidsime erinevad sügise asjad meie õues alla, me ka valmistasime, meie selline pilt oli tehtud Archimboldo, aga siin me näitame selline metoodikat, mida meil väga meeldis kasutada. Mina näen, mina mõtlen, mina wondering, arvan ära, nagu rohkem öelda. Et lapsed panevad kirja, mida, esiteks nad vaatavad pildi, kirjutavad, mida nad näevad sellest. Siis teiseks, mida nad mõtlevad, kui vaatavad selle, milles see on. Ja teiseks, mis võiks olla teistmoodi või mis neid rohkem uudishimustab. Siis selline metoodika, et esimest korda me kasutasime sellel projekti käigus ja väga huvitav oli kuulda, mis lapsed jutustavad vaatades piltidest. Samuti oli meil, kui käime jalutama lastega, kogu aeg vaatame erinevaid materjalid, mis me võime kaasa võtta. Lapsed olid korjanud erinevad esemed ja selles me teeme kunstiteosed ja jagame teistega. Ja samuti, nagu meil meeldib koos joonistada, see on üks meeldivam tegevus, mis me teeme lastega. Me hakkame joonistama veebis loodusesemed ja rohkem nendes meil tulid ikkagi lilled. Räägime natukene ka matemaatikamängudest, et kuidas saab kasutada erinevaid materjalid ja mängida matemaatikat. Iga üks partner mõtles välja ühe matemaatiline tegevus, mis teised peaksid ka järgi tegema. Siis tulevad meil selline matemaatikumängu kogumik. Ja kui rääkisime emotsioonidest, õpilased koostavad, valisime, esiteks iga partner valis endale emotsioon, mida ta tahab näidata teistele, kasutades looduslik materjali, mis on leitav meie õues alla. Ja sellised tulid meil välja sellised ilusad emotsioonidega näod. Aprilli tegevused. Nüüd meil tuli jagamine. Me jagasime 2 meeskonnaks. Üks meeskond räägis rohkem linnudest, isegi pääsukest ja teised olid mesilased, kes räägisid rohkem putukatest.
linnavaatlus. Meie märkasime, missugused linnukesed tulevad meie territooriumile, panime need kirja kõikidega partneritega ja jagasime, missugused linnukesed võtavad, mis partner valis endale. Nendele me tegime sellised plakatid, kus oli kirjutatud sellest linnukesest informatsioon korjatud ja tehtud lastest. Me panime ainult pildi, siis nad kirjutasid kehaosad, kirjutasid, mis nemad söövad, missugused ohud neil on ja sellised plakatid me jagasime teistega, oli võimalik ka tutvuda teiste linnudest lastega pärast. Samas me teeme pääsukaste ajurünna, kus me paneme kirja, mis lapsed teavad juba pääsukesest, missugused nad on. Kas nad jäävad meie riigis või nad lendavad ära, mida nad armastavad, mis lapsed juba teavad pääsukesest. Otsime üles erinevaid raamatud, kus on kirjas pääsukesest ja loeme ette lastele. See on nii, ütleme, entsüklopeedia või lihtsalt muinasjutud, et lihtsalt oli selline korjata informatsioon, et kui palju on jutust pääsukesest. Õpilased isegi meisterdavad pääsukesed ja samuti ka erinevad linnukesed ka tegid kõike kasutades jälle taaskasutatav materjal või mingi jääket, et lihtsalt sellised erinevad tööd meil tulid välja. Kui meil oli juba valminud need plakatid, tuli selline mõte, et koos viibida, kohtuda Zoomi abil ja mängida mängu. Mäng oli selline täring, online täring oli tehtud ja meil oli ka täringud tehtud maja sees, et meie panime, et mis tähendab iga arv, number, mis liigutus see tähendab, et online kohtumisel me viskasime seda täringu online, et mitte valida see, mis rohkem meeldis nagu lastele liigutus, aga ikkagi mängida, et kõigile meeldis. Et siis, mis tuli välja, see tähendab, et näiteks kui on sul üks, siis on vaja sul kas lendad nagu linnuke, hüppad, karjud, erinevaid sealt olid erinevad liigutused välja mõeldud, mis oli vaja teha. See oli ka esimene selline kogemus, et veereta täringut, mis saad ja mis edasi me teeme koos. Meil oli valmistanud selline kaart, kus me panime folklooreelemendid, sellised nagu pääsukesest laulu. Pääsukesest oli meil ka luuletused ja mis oli seotud ka meie traditsiooniga. Et kõik laulud olid emakeeles tehtud. Et oli väga huvitav kuulata, kuidas teistes keeles see pääsuke laulud, kus räägitakse pääsukesest, on teistes keeles on kuulda. Samas tegime sellised paberist tehtud pääsukesed näod, kus pääsukesed rääkisid lugusid endast, rääkisid, kes ma olen pääsuke või swallow ja lapsed ise tegid nende pesad. Meil Mustamäel ei olnud, me ei leidnud pääsukesed pesad kuskil kõrval, aga saime näha, kuidas Kreekas nendel kõrval või maja ees olid ilusad pääsukese pesad olemas. Kellel ei leidnud pääsukese pesad, need ehitasid seda kasutamises erinevaid volimismassid. Kuna meil oli
pääsukad, meeskond ja linnukesed, meie rohkem tegelesime sellega, aga teised meeskonnad, mis õppisid rohkem mesilastest ja erinevatest putukatest. Ma lihtsalt näitan nende tööst, et meie lastega vaatasime need kõik läbi ja õppisime ka. Erinevad digimängud olid mõeldud, see meeskond valmis, et oli vaja täpselt teada, kellele, mis sobiks, kas mesilastele värvid või kus elavad, missugused hääled nad teevad. Samas nad joonistasid kõik koos kolorilo abil, joonistasid oma mesilasse, oma meeskonna logot, õppisid sellise ajurünnaklastega, et mis nad juba teadsid putukate kohta, isegi selle mesilaste kohta ja väiksed raamatud, otsitud raamatud, kus oli räägitud mesilastest. Meil oli valmis tehtud galerii, kus olid kõik tööd koos mesilased ja pääsukeste galerii tehtud ja mesilaste meeskond ka tegid õues mängud ja jagasid teistega ka, kuidas on võimalik mängida, kui sa oled näiteks mesilane. Mõnedele lasteaiale veedes neil tuli ka mesilaste sellised kodad, kus mesilaste tarusid, kus nad õppisid, kuidas mesilased elavad, kuidas meieni jõuab meed. Erinevad mängud ja kuidas me võime ka aidata mesilastele. Väiksed lühikesed videod esitlevad mesilaste lugud. Nemad tegid seda kostüümi, maskaraadi abil, meie tegime seda paberikandil. Ja tuli selline, iga meeskond lõi Chatterpixist video, milles ta ütleb ema keeles mesilane või pääsuke ja selline sõnaraamat tuli meil välja, kus me saime kuulda seda. Kõik partnerid osalesid meil tegevuspäevadel, ülemaailmsel tegevuspäevadel, kus me valmistasime sellised postrid, mis selle ajal me tegime, kuidas me võtsime sellest osa. Maikuu tegevused. Maikuus meil on seiklusmängud ja erinevad need mängud me panime ka meie sellise kaardile natukene kiiremini. Siis orfimängud, helidade mängud, sellised kood tuleb kood ja seejärel istuvad muusika erinevate juhiste järgi. Meie korraldasime ühe sellise maalepäeva, kus lapsed mängisid veebis maalet. Iga meeskond mõtles välja mõttemängu, mida me mängisime ka pärast lastega ja samal ajal jagasime teistega. Ja iga kool organiseeris lapsevanemate päeva, kus me mängisime koos vanematega. Juuni tegevuseks, kuna meil jätkus suvine aeg, meie otsisime meie suveesemed, mis me saame leida. Kõik käisid ka mere äärde, kus meie korjasime kive ja kivedes meil tuli selline väikene lugu. Kivedest me teeme jälle sellise mosaikpilt ja iga meeskond teeb selline suvine väike raamat, kus esitleb erilist, mida lapsed suve oma perega teevad. Väikeste potsidega lugu ja hüvasti jääd, et kõik lapsed kohtuvad, ütlevad kõikidele head suveaega ja saavad projekti käigus sellised sertifikaadid. Ja kuna kõikidel projektidel on võimalik seda projekti levitamine, me teeme Facebooki gruppi, me räägime meie leheküljedes, lasteaeda veebileheküljedes räägime sellest projektist ka ja samas vanematega koosolekutel. Ja teeme hindamisküsitlused,
õpilastele, vanematele ja õpetajatele, kuidas nad hindasid selle projekti. Ja sellest on kõik. Nii. Suur tänu, Jelena. Kas kellelgi on küsimusi? Soovite mikrofoniga esitada küsimusi või chatis? Siis senikaua, kuni küsimused tulevad, palun Üllel juba oma esitlust jagada. Ja Jelena esitluse, ma usun, me saame jagada pärast ka osalejatele, et nad saavad siis neid linke seal lähemalt uurida. Nii, aga annan sõna Üllele, Ülle Kreusele Saaremaa gümnaasiumist, palun. Tere, mina olen Ülle. Kas mind on kuulda? On kenasti kuulda. Ja, olen siis 5. aastat Saaremaa gümnaasiumi õpetaja ja e-twinningus vist 9. aastat ja kõik need 4 aastat pluss pool aastat oleme teinud meie mereõppesuuna õpilastega 10. klassis siis mõne e-twinningu projekti. Me oleme koostanud meresõnastiku, me oleme teinud mereatlase ja me oleme tegelenud säästva arengu teemadega ka. Aga eelmisel õppeaastal oli meil siis projekt Sea Symphony ehk meresümfoonia. Siin kaardil on näha nüüd meie 5 aasta projektipartnerid, et on näha, et valdavalt on meie partnerid olnud Vahemeremaadest ja Lõuna-Euroopast, aga siis ka Leedu, Poola ja mõned koolid ka Eestist. Konkreetselt see Sea Symphony projekti osalejad olid 2 kooli Hispaaniast, 1 Itaaliast, 3 kooli olid Kreekast ja 2 kooli olid Türgist. Tegelikult oli ka Türgist 3. kool, aga see kool poole pealt ikkagi loobus. Kuna me oleme teinud erinevatel teemadel neid projekte, siis eelmisel õppeaastal oli mõte siduda meie mereteemaline projekt loovusega. Ja siis sellest lähtuvalt olidki projekti eesmärgid siis kõigepealt loomulikult saada teadmisi merekeskkonnast ja mereökosüsteemidest, siis innustada õpilasi ennast loovalt väljendama, siis muusika, kunsti ja kirjutamise kaudu. Loomulikult soovisime edendada rahvusvahelist koostööd ja kultuuride vahelist mõistmist, täiustada õpilaste digioskusi ja loovust. Ja kuna tänapäeval on AI läbiv teema kõigis õppeainetes tegelikult, siis me tahtsime pakkuda erinevaid võimalusi, kuidasmoodi siis AI-d kasutada erinevate produktide loomiseks. Ja tegelikult too projekt sai alguse ka sellest, et AI-le ehk ChatGPT-le sai esitatud küsimus, et soovitaku mereteemalist e-twinningu projekti, kus siis see on seotud ka loovuse ja kunstiga. Ja hiljem siis projekti käigus partnerid täiendasid neid mõtteid ja siis tuli päris hea ja põnev projekt välja. Õpilaste vanus, kes projektis osalesid, oli tegelikult, vanusevahe oli päris suur, et oli ka 14-aastasi ja oli ka 18-19 aastasi. Nagu e-twinningu projektidele tavapärane on, siis alustasime ikkagi sellest, et lapsevanematelt sai võetud luba, et tohib projekti käigus pildistada, videosid teha ja et neid pilte tohib ka avaldada. Ja siis seejärel õpilased tutvustasid ennast partneritele, tutvustasid ka oma kooli ja siis uuriti partnerite tutvustusi. Suheldi omavahel projekti foorumis, räägiti sellest, millised on muusikaeelistused, sest üks teemadest oli siis ka muusika teema. Loomulikult tuli üle rääkida interneti turvalisuse teemad ja seekord siis loodi erinevaid stsenaariume internetis esile kerkivate probleemide kohta ja siis õpilased pidid neid situatsioone analüüsima ja rääkima sellest, mida nad siis antud situatsioonis teeksid. Ja siis õpilased koostasid enda piirkonna merede kohta esitlusi ja siin on siis näha meie projekti lehekülg,
kus on näha siis kõik need teemad, mida projekti käigus läbiti ja siin on näha siis need erinevate koolide õpilaste mereteemalised esitlused. Need esitlused said tehtud kõik Canva keskkonnas lihtsalt sellepärast, et Canva keskkond laseb panna viisakas vormis siia ESEP-i keskkonda need tööproduktid üles. Lisaks needsamad esitlused said pandud ka Google Maps'i kaardile, kus siis iga selle kalakese taga tegelikult avaneb selle mere esitlus. Siis kuna õppeaasta sisse jäävad ka jõulud ja uusaasta, siis tegelesime ka sellega, et õpilased katsetasid erinevaid AI võimalusi jõulukaartide koostamiseks, siis nad jagasid enda jõulukombeid ja tutvusid partnerriikide jõulukommetega, siis nad saatsid oma keeles jõulutervitusi ja arvasid ära, mis keelega on tegu. Ja kujundati ka projekti logosid. Ma näitan korraks seda logode lehekülge ka, et kuna osalejaid oli algul 10 ja siis pärast 9 kooli, siis kõik need leheküljed tegelikult sisaldavad siis palju logosid, mida siis hääletati ja millest valiti parimad. Ja siin on siis parimatest parimad. Ja parimatest parima hääletusel osales 737 inimest ja siin on siis projekti võidu logo, mis jäi siis ka kogu projekti reklaamivaks logoks. Õpilaste lemmiktegevusprojektide käigus on ikkagi see, et nad näevad üksteist ja nad kohtuvad üle veebi. Ja kuna me võtsime vanematelt allkirja, et tohib nendest pilte ka kasutada ja avaldada, siis mina ei udustanud siin kohal seda pilti ära. Aga siin on näha toredasti, et osa koole olid siis paari kaupa arvutis, meie õpilastel on privileeg olla igaüks ise eraldi arvutis, aga osa partneritest olid ka kogu klassiga õpetaja ka koos ühes arvutis. Ja see kohtumine siis oli selleks, et nad mängisid ühist Kahooti, mis oli interneti turvalisuse teemadel ja siis iga kool, kes sai selles kohtumises osaleda, tutvustas ka oma kodukoha merd. Siis õppisime meresid, Euroopa meresid, saari, poolsaari, lahtesid ja sellel eesmärgil siis mina koostasin õppemängu Purpose Games'i keskkonnas, mida siis õpilased said mängida ja meresid ja rannajoont õppida. Ja siin joonisel on näha ka õpilaste tulemused projekti alguses ja lõpus. No, projekti lõpus ilmselgelt koondusid need tulemused siia 100% joonele, mistõttu siin on näha, nagu oleks neid väga vähe osalejaid, aga tegelikult oli neid osalejaid ikkagi ka projekti lõpus päris palju ja on näha siis projekti alguses need tulemused olid paljudel alla 50%. Siis tegelesime veidikene merekeskkonna ja sellega seotud legendidega. Iga partnerkool sai valida siis legendid, mida teistele taheti esitleda ja kogutud ja üles kirjutatud legendidest, mis siis õpilased kokku kirjutasid, panime kokku e-ajakirja. Siin projekti lehel on ka ilusasti näha, milline eeltöö oli selleks, et see ajakiri saaks toimuma ja tehtud. Ehk siis siin on kirjas, mida siis, missugused legendid valiti ja siin on näha siis ka meie see e-ajakiri. Ma korraks näitan teda ka suurelt, aga samamoodi see esitlus läheb ilmselt avalikuks jagamiseks, ehk siis kes rohkem on huvitatud nendest legendidest, saab siis lugeda, mida õpilased kokku panid. Nii. Siis tegelesime veidikene mereteemalise kunstiga. Nüüd, kuna koolid olid erinevad ja õpilaste vanusaste oli erinev, siis osa koole õpilastega joonistasid neid maale, aga meil ikkagi geograafiaga seotud õppeaines väga palju aega ei olnud ja siis
sai antud ette erinevaid veebikeskkondi, kus siis on võimalik neid maale ja merejoonistusi teha. Teema oli tegelikult üks ja minu meelest väga tore on see, et pildid said tegelikult väga-väga erinevad. Ja ma lühidalt siis näitan seda virtuaalset näitust. See virtuaalne näitus siis keskkond sai Kreeka õpetaja poolt koostatud, ilusasti asub mere ääres. Siin on osalevad koolid, siin on ka see plaan, kus siis on võimalik erinevate koolide kunstiteoseid näha ja siis saab niimoodi siseneda siia näitusele ja näha õpilaste töid. Ja siin on ka näha seda, et täpselt selline nagu see prompt ehk siis õpilaste kirjeldus on loodud selle maali loomiseks, siis selle võrra tulevad need maalid ja kunstiteosed väga-väga erinevad. Ja niimoodi on võimalik siis läbi käia siin 10 erinevat kunstisaali ja tutvuda erinevate koolide õpilaste kunstiteostega. Edasi katsetasime koostöös muusikaõpetajaga muusika loomist AI abil. Enne seda sai katsetatud palju erinevaid keskkondi läbi, kus siis muusikat luua, aga absoluutne lemmik oli Suno äpp, sellepärast et seal peab küll sisse logima, aga ta loob ise märksõnade abil nii laulusõnad kui ka lauluviisi, saab valida muusikastiili ja selle laulu saab ka alla laadida ja toimib ka eesti keeles, kuigi eestikeelsed sõnad on natukene ikka veidralt tulevad välja, aga põhimõtteliselt ma arvan, et paljud meie popmuusika palad on ka loodud mõne muusikaäpiga. Ja siin siis on näha meie õpilaste koostöö muusikateemadel. Kõigepealt jagati oma riigi populaarseid merega seotud laulusid ja partneritele väga meeldis Kihnu Virve merepidu. Siis oli õpilaste poolt enda või Suno äpi või mingi muu äpi kaudu või abil loodud laulud. Ja ma loodan, et te kuulete ka ühte katkendit Suno äpiga loodud laulust. Bubbles rise in the shadow's throat. The echoes dance, a haunting note. Siren hums in a hollow dome. A chilling waltz far from home. Sparks of silence pierce the air. No ilmselgelt meil ei ole palju aega neid laulusid kuulata, seega jällegi, et see link jääb siia esitlusse sisse, et kes on huvitatud, siis tegelikult on see tore kuulamine. Ja veel, et õpilastel oli võimalus ka ise luua laulusid, mis on mereteemaga seotud. Et meil üks õpilane, kes on päris populaarne laulja juba Saaremaal ja kes loob ise laulusid, ka tema laul on siia lisatud, aga siin oli ka niisuguseid toredaid naljakaid laulusid, ma sellest ikkagi lasen ka. Free the seas, free the waves, free the ocean. Buthis. No rohkem seda laulu ka ei laula, et seda te saate ka ilmselgelt ise järgi kuulata, kui te olete huvitatud. Siis tegelikult järgnes põhiline töö ja see oli siis rühmatöö merega seotud keskkonnateemadel. Need merega seotud keskkonnateemadel tehtud esitlused said kõik kokku pandud ühele Geniali leheküljele, aga mina näitan siis natukene jällegi seda, et mis teemadel õpilased siis koostööd tegid. Oli merereostuse teema, ülekalastamise teema, kliimamuutuste ja ookeanide hapestumise teema, liikide kadumine ja hävimine ja samuti siis laevaliiklus ja invasiivsete liikide sissetoomine.
ja jällegi selleks, et tiimitöö toimiks, siis oli tehtud tiimitöö organiseerimiseks selline tabel, kus siis iga riigi õpetajad jagasid oma õpilased erinevatesse rühmadesse laiali. Nüüd ma tahaks puudutada veidikene seda, et hästi oluline on õpilaste omavaheline suhtlemine projekti käigus. Ja siin on siis õpilaste suhtlemiseks loodud erinevad foorumid. Hästi aktiivne oli foorum, kus nad rääkisid siis oma muusikamaitsest ja suhtlesid omavahel. Siin on näha 291 postitust ja siis on näha tiimifoorumid, et igal tiimil selleks, et koostööd teha, oli loodud oma foorum, kus nad siis said omavahel rääkida ja arutleda, mida nad sinna tiimifoorumis või tähendab tiimi esitlusse siis lisavad ja iga tiimi koostöös loodud esitlused said ka päris asjalikud. Lisategevusena pakkusid Kreeka õpilased välja ka, et oleks vaja jagada ja omavahel seda, milline näeb välja üks koolilapse koolipäev. Ja siis tehti küsimustik sellel teemal ja siis nad arutlesid ka sellel teemal ja vastasid küsimustikule ja ausalt öeldes see teema, ma ei jõua seda kahjuks ajapuudusel rääkida enam, aga see teema on täiesti uurimistöö teema, et mõni õpilane oleks võinud selle valida ka enda kohustusliku uurimistöö teemaks, sest et tal on andmed Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Türgi ja Eesti õpilaste igapäevaelu kohta. Ja projekti tegevused on kokku võetud e-ajakirjas, mis on ka siis Canva keskkonnas tehtud ja see e-ajakiri siis kajastab kõiki projekti tegevusi algusest lõpuni, ka siis projekti tagasisidet nii õpilaste kui ka õpetajate poolt. Ja siin on võetud väikesed väljavõtted õpilaste tagasisidest. Mis mulle puhast rõõmu tegi, oli see, et nad said arvamust avaldada, millised olid nende lemmiktegevused projektis. Ja nagu te näete, ei olnud ühtegi sellist tegevust, mis vähemalt osadele õpilastele ei pakkunud pinget, ehk siis kõik tegevused said hääli, aga aastaid juba on meie projektides ikkagi õpilaste lemmiktegevus Kahooti mängimine. Ükskõik siis, mis teemal see Kahoot on. Meil oli ka nende kodukoha merede kohta Kahoot, meil oli interneti turvalisuse teemadel Kahoot, et see on ikkagi nende lemmiktegevus. Ja enamus tahaksid e-twinningu kogemust korrata ja siis siin on ka väike näide sellest, et nad vabas vormis avaldasid mõtteid. Neid mõtteid oli väga palju, ma võtsin ainult ühe väikese väljavõtte siis siit sellest. Ja meie suureks rõõmuks käisid meie projektipartnerid ka Eestis. 26 Kreeka õpilast ja 4 õpetajat käisid meil külas ja nad käisid meil külas täiesti oma kulu ja kirjadega ja andsid siis kontserdi, nii koorikontserdi kui rokkbändi kontserdi. Kuna meil nüüd G2 on õpilased, need projekti õpilased, siis nende õppeaine on sel õppeaastal meri ja mereturism, siis nemad said giidina käevalgeks tehtud ja meie ekskursioonil nemad siis tutvustasid Saaremaa erinevaid paiku, tegime projekti teemadel koostöid ja plakatit ja õppisime üksteise rahvatantsusid. Nii et oli väga tore üritus. Ja kokkuvõtteks siis projekti tegevused sidusid paljud erinevad õppeained tegelikult üheks tervikuks ja osalesid ja koostööd tegid tegelikult paljud erinevate õppeainete õpetajad. Inglise keele õpetajatega tehti näiteks õpilaste tutvustusi. Kunstiõpetaja vaatas üle nende kunstiteosed. Bioloogiaõpetaja tegi merebioloogia teemadel koostööd. Muusikaõpetaja tegi Suno äpi abil kõigi G1-dega ehk siis kümnendikega muusikat ja nii edasi. Ja kindlasti arvestasime projekti tegevuste puhul riikliku õppekava nõuetega.
lõpptulemusena valmis 2 e-raamatut ja virtuaalne kunstinäitus, samuti väga palju esitlusi, videoid ja nii edasi. Ja projekti käigus siis kasutati erinevaid võimalusi. Õpetajatel toimusid vähemalt 4 veebikohtumist, õpilastel kahjuks ainult 1, sest et lihtsalt ühist aega on väga keeruline leida. Foorumites oli suhtlemine aktiivne. Nii et suhtlus oli terve õppeaasta jooksul aktiivne ja silmast silma said siis ka vähemalt osa õpilasi omavahel kohtuda ja suhelda. Ja jätkame paljude osalenud koolidega koostööd ka sel õppeaastal ja minu rõõmuks on tekkinud palju säravalt naeratavaid G2 õpilasi, kes koolimaja peal vastu tulevad ja rõõmsalt tervitavad ja jagavad ka oma toredaid kogemusi praegustele G1-dele. Ja aitäh kuulamast. Kui teil on küsimusi, siis võite küsida. Suur tänu, Ülle. Väga põhjalik ülevaade, väga uhke projekt. Ma arvan, et ma ei pea siin väga pikalt selgitama, miks need projektid siin meil võitjate seas on. Kas meil on nüüd osalejatelt veel küsimusi? Saate nii chati panna kui ka oma kaameraga, mikrofoniga esitada küsimusi. Et salvestuse panen ma hetkel kinni